Ja nüüd kutsun siia Rainer Aidemilleri, Norra Rahvusfondi Eesti vaste, ütleme niimoodi. Rainer on siis pikalt tegelenud säästva renoveerimise infokeskuse vedamisega Paides. Mina tean Rainerit väga hästi, kui siin on varem ka räägitud palju kogukondade rollist, siis Rainer on see mees, kes praktiseerib ja teab sellest väga palju ja mitte ainult Paide vabalinna vedamise näitel, vaid nüüd ka Türi Konnamaja. Teil on seal kogukond, mitte kogukond. Aga räägi meile siis ringmajandusest. Ja aitäh. Tere kõigile. Ehituslik vanamaterjali ringmajandus ja ma võib-olla alguses paari sõnaga räägin, et kust ma üldse tulen, mis laadi tegevus see on, et võib-olla sa aitab aru saada, miks ma sellest teemast räägin ja mis nurga alt. Paides RIHK ehk säästva renoveerimise infokeskus on tegelikult juba 2006. aastal asutatud ja ta on tegelikult kodanikualgatuse korras asutatud, kuhu on avalik võim kaasatud. Ei ole päris meie välja mõeldud formaat, võtsime Tallinna eeskujuks ja nende tegevuste hulka käib palju asju. Peale vanamaterjali kogumisega koolitused ja majaomanike nõustamised. Ja me kuni 2018. aasta lõpuni Paides tegutsesime siis Tallinna tänava 911 sellises hoonekompleksis päris pikalt ja kõiki oma tegevusi, mis kitsalt RIHK-i puudutavad, viisime seal ellu, aga see kasvas palju laiemaks kogukondlikuks tegevuseks. Sest ma praegu täpsemalt rääkima ei hakka. 2019 me kolisime välja nendest hoonetest, need ei kuulunud meile, vaid linnale. Nendes hoonetes asub nüüd Järvamaa muuseum. Otseselt meil kuhugi minna ei olnud. Hetkel on üks vanalinna maja, mida me kasutame vanamaterjali hoidmiseks. Ja puhtalt siis oma eravahenditest ühe oma tegevuse, kohviku, mis oli alguse saanud selles samas vabalinna majas RIHK-is. Viisi muud asukohta ja see on praegu ka siis RIHK-i selliseks nõustamiskohaks ja siis nagu koolitusruumiks, kuigi need ruumid on seal väga väikesed. Et me hetkel sellist oma maja enam ei oma, kus meil oli vanamaterjalitu töökoda ja paljud muud asjad, aga me püüame siiski oma tegevust arendada selliselt, et me käime näiteks nõustamus objektidel ja nii edasi. Ja nüüd me loodame siis selle nii-öelda Norra toetusvooruga saada korda uue maja, mis on eelmise kõrval kohe naabermajaks Tallinna tänav 13. Ja plaan on siis 2023 sügiseks see valmis saada, kõik need samad tegevused seal taastada, välja arvatud vanamaterjali ladu ja töökoda, mille jaoks meil seal ruumi ei ole, aga on teisi ideid. Aga nüüd selle ringmajanduse juurde minnes, see on asi, millega me tegelikult oleme kogu aeg tegelenud ja mitte lihtsalt meie, et kui vaatate ehitusmaterjali vaates ringmajandusele, siis kõik, mis puudutab ju traditsiooni, kuidas hooneid on ajalooliselt ehitatud, kuidas kas või talumaja pidamine on olnud üles ehitatud. See on kogu aeg olnud üks ringmajandus, selles ei ole midagi muud, uut. Aga tänapäeval on ta meie jaoks, ütleme, valiku küsimus. Kas me toetame seda või me ei toeta seda. Pigem vajaduseks pigem on muutunud keskkonnahoid, kliimahoiu vaates. Ja võib-olla kolmas nüanss oleks siin ka majandusharu pool, et me tegelikult rääkides ringmajandusest ju ei mõtle sellest, et me tõmbame kuskilt, et me ei anna inimestele enam tööd, et meil ei oleks majandus, see on uus majandusharu tegelikult, mis võib sama hästi kasvada kui meie praegune lineaarne majandus. Eks seal on uued võimalused. Aga pigem praegu räägiks sellest keskkonnahoiu teemast lihtsalt mõned nagu sellised, ma arvan, teile suht üldteada numbrid. Et ehitustööstus tarbib igal aastal umbes 36% maailma energiavajadusest ja emiteerib kuskil 40% kasvuhoonegaasidest. Euroopas on need numbrid isegi suuremad, nii et see on märkimisväärne mõju, mis on ehitussektoril. Ja võrreldes teiste sektoritega võib öelda isegi, et see mõju on suurim. Ja seejuures kasvab, rahvastik kasvab, linnastik kasvab, nii et kindlasti tuleb nagu selle sektoriga väga tõsiselt tegeleda. Ja öeldakse, et järgmise 40 aasta jooksul tuleb eeldatavalt ehitada nii palju, et umbes iga nädalaga ehitatakse üks uus Pariis, mis sinest oleks väga tore, kui meil iga nädalaga tekiks uus Pariis juurde, aga vaevast küll, et need päris Pariisid on, mis tekivad.
igatahes see on nagu probleem, millega me aina rohkem tulevikus peame kokku puutuma. Mis seda probleemi põhjustavad, kui me vaatame korraks materjalidele otsa, jälle see info, mis on ju ringlema läinud mitmel moel, need numbrid on muidugi tihti natukene erinevad, siis kui me mõtleme CO2 emissioonile, siis me märkame siit kõige suuremaid protsente tsemendi ja terase puhul, need ongi tänapäeva ehitus, betoon, teras, klaas, mis tegelikult omab ka kõige suuremat keskkonnajälge. Ja on ka teisi numbreid siin, aga nende numbrite juures tuleb ka teisi aspekte arvesse võtta, kui me vaatame lupja, mille CO2 emissiooni protsendiks on 7,9%, siis me teame, et erinevalt tsemendist, näiteks lubimõrt karboniseerudes seob jällegi seda sama emiteeritud CO2 ehk tegelikult viib suhteliselt nulli selle mõju. Puidu puhul me teame, et see on suuresti taaskasutatav ja nii edasi, et need protsendid ei ole lõplikud, aga me näeme, et teatud kaasaegsete materjalide puhul on see mõju väga suur. Ja betooni ja terase puhul peab ka mõtlema selle peale, et see ei puuduta ainult ehitisi, see puudutab ka infrastruktuure, sillad, teed ja kõik muu, et see on aina kasvab. Kus see tekib? Nii-öelda omale suupäraselt ma olen siin 3 jaganud selle, et me võime rääkida primaarenergiast ehk sellest mõjust, mis tekib nende materjalide tootmisel, aga ka transpordil, aga ka ehitusel. Ja teatud materjalide puhul CO2 emissioon kõige suuremal määral toimubki siin primaarenergia juures tootmise puhul. Et betooni puhul ja terase puhul väidetavalt lausa 90%. Siis me võime rääkida kasutusest, seal toimuvast emissioonist, mis puudutab kütmist, valgustust, hooldust, kõike muud ja lõpuks ka järeltöötlusest, ehk kui hoone eluiga lõpeb ja teda tuleb kas siis taaskasutada või lammutada. Ja minu arust me tegeleme praegu peamiselt selle teise poolega kasutusega, et me mõõdame siis hoonete energiatõhusust, see on nagu peamiseks kriteeriumiks hetkel muutunud, mis on oluline, aga see ei ole tegelikult see peamine keskkonnamõju koht üldsegi. Ja on näiteks arvutatud, Inglismaa näide on siin toodud, et kuna me pöörame aina suuremat tähelepanu sellele emissioonile, mis tekib hoone kasutusega, siis selle tõttu kasvab proportsionaalselt selle primaarenergia osatähtsuse emissioonide puhul, et see võib kasvada lähiajal 30%, 95% või siis 60%. See on väga suur mõju ja me ignoreerime seda hetkel. Samas selle primaarenergia ehk tootmise puhul tekkivate emissioonide puhul me teame, et sõltuvalt materjalist see mõju võib olla 2–80%. Need on väga suured vahed. Et me peame tegelikult mõtlema, mis materjale me kasutame, mitte ainult selle peale, kui nad on juba kasutusse antud hoone puhul, et mis siis toimub. Ja suhteliselt vähe me teame järeltöötlusest, et me tegelikult väga täpselt ei tea, milline on kaasaegsete üsna vähe kasutatud ehitusmaterjalide keskkonnamõju pikaajaliselt, mida nad teevad elukeskkonnaga, sisekliimaga, aga ka looduskeskkonnaga. Ja me väga palju ei mõtle disaini peale, kui neid tooteid disainitakse, et kuidas neid oleks võimalik taaskasutada. Hetkel sellega tegeletakse vähem. Aga selge on see, et hooned selles mõttes nagu ei sure kuidagi vaikselt või valutult, et kui nad jäävad tühjaks ja neid on vaja lammutada, siis see keskkonnamõju, mis tekib lammutamisega, jäätmete ladustamisel, transpordiga, on taas väga suur. Aga põhimõtteliselt me tegelikult jõuame välja ikkagi materjalide toodeteni ja see on väga tore, et me jäätmemajandusega tegeleme. Ka Euroopa jäätmedirektiiv toetab ju liigiti kogumist, ka ehitusjäätmete liigiti kogumist, nende taaskasutusse suunamist ja meil on olemas jäätmekasutusjaamad. See on väga hea. Seal on juba toimiv infrastruktuur, inimestel on harjumus sinna asju viia. Kui me räägime ringmajanduseks, siis ma nimetaks võib-olla 2 miinust, et materjalid, mis juba jäätmejaama viiakse, reeglina enam ei ole taaskasutatavad, vähemalt mitte sihtotstarbeliselt. Jah, et kui me viime sinna betooni ja tellise, seda võib kuskil täiteks kasutada, aga näiteks akende, puidu, klaasi, kõigi sellise puhul taaskasutus sihtotstarbepäraselt jäätmejaamast välja enam reeglina ei ole võimalik. Ja ka väärtusküsimus on oluline, et kui me viime materjalid juba jäätmejaama, me nimetame neid juba prügiks
kas see on asi, mis ajendab seda uuesti taaskasutama, mis ajendab ringmajandusse materjali suunama, et vaevalt küll. Jäätmemajandus tegelikult peaks olema ju kahanev majandusharu, et meie eesmärk on 0 jäätmed. Peaksime jäätmeid kogu aeg vähendama ja peaksime tegelikult aina rohkem suurendama ringmajanduse osakaalu. Jäätmete osakaal peaks vähenema ja ringmajandus suurenema, see peaks olema tuleviku suund. Et hetkel on ka, me võime leida neid positiivseid näiteid, ehitusseadustikust, mis korra mainib taaskasutatavaid materjale, mõned ISO standardid, mis räägivad ka siis tootedisainist, et seda oleks võimalik taaskasutada. Aga see, mida meil hetkel ei ole, on efektiivselt toimivad ringmajandusjaamad. Sest need erinevad jäätmejaamadest. Et nende jaoks oleks ka vaja luua täiesti uus infrastruktuur, tööjõud, täiesti uued harjumused, aga 2 olulist asja, positiivset nihet minu arvates, mis jäätmejaamadega võrreldes siin nagu toimuks, on väärtusküsimus. Ringmajandusjaamadesse viiakse asjad enne, kui nad muutuvad jäätmeteks, mis tähendab, need ei ole meie silmis prügi, ei ole meie silmis väärtusetu asi, vaid see on endiselt ehitusmaterjal, mida tuleks sihtotstarbepäraselt kasutada. See tegelikult juba nagu nii-öelda väärtuste mõttes ajendaks taaskasutusele rohkem. Ja ringmajandusjaamad, kui nad on üles ehitatud selliselt, et sinna tuuakse võimalikult vähe lõhutud materjal, sealne personal teab, mis on väärtus, kuidas seda selekteerida, kuidas võimalikult palju kaasa aidata taaskasutusse, nad on selleks saanud kas siis väljaõppe või kogemused, et kõik see tegelikult aitab ringmajandusele väga palju kaasa. Ja ma toon mõned siis kogemused, et mida meie siis MTÜ-na tegime mõnda aega, nii kaua, kuni meil see keskus oli. Kogu selle aja jooksul me kogusimegi seda ehituslikku vana materjali, vana ehituspalki, uksi, aknaid, katusekive ja siis suunasime neid taaskasutusse. Aga see ei ole lihtsalt kogumine ja siis nagu ootamine, millal keegi tuleb neid ära viima, vaid päris oluline on tegelikult ka näidata, mismoodi see taaskasutus peaks toimima. Et oma keskuses me ise restaureerisime ja taaskasutasime, aga korraldasime ka erineva formaadiga koolitusi, mitmepäevaseid, erinevaid koostöövorme koolidega, et näidata, kuidas seda vana materjali on võimalik reaalselt taaskasutusse võtta. Siin erinevate koolituste pilte, siis uksed, aknad, mööbel, ka krohvid, ka näiteks lubikrohvi saab ju taaskasutada väga edukalt, savikrohvist rääkimata. Ja hetkel, mis me aina rohkem oleme tegema hakanud ja kuna meil koolitusruumi ei ole, siis see on peamine, mis me praegu teeme, et me korraldame siis säästva renoveerimise valikainet koolides. Et kui siin oli küsimus, et kuidas noorteni seda sõnumit viia, siis see on üks viis. Kuskil 30-tunnised tsüklid, millest siis pool umbes on teooria ja pool praktika. Aga et kui ma püüaksin selle kõik kokku võtta, selle kogemuse ja nagu selle pildi, kuidas ma seda asja näen, et millised need ringmajanduse mudelid siis ehitusliku vanamaterjali puhul võiks olla, siis ma arvan, et 3 asja on õige aeg ühendada, see, mis puudutab miljööväärtusi, keskkonnahoidu ja majandusmudelit. Need ei ole enam lahutatavad. Ja küll, miljööväärtused võib-olla on valik, keskkonnahoid enam ei ole, see on tegelikult kõik üks teema. Ma arvan, et eraldi ringmajandusjaamade loomine on vajalik. Võib-olla oleks hea, et nad on logistiliselt ühendatud jäätmejaamadega, et nii-öelda sõita tuleb ühte kohta, aga füüsiliselt siiski eraldatud, erineva spetsiifikaga, erineva oskustega, tööjõuga. Rahastusmudelite puhul me ei saa päris nii-öelda turule siin toetuda. Turuvajadused hetkel on teistsugused kui keskkonnavajadused. Me oleme ühiskonnana ühiselt vastutavad selle olukorra eest, mis on tekkinud ja seepärast see saastaja maksab printsiip peaks siin kehtima, siin ei saa ainult nii-öelda oma tulule põhineda, siin peavad tulema avalikud toetused abiks ja näiteks KIK-i toetuste puhul ma võiks öelda, et seal on olemas, eks ole, eraldi toetusvoorud jäätmemajandusele ja ringmajandusele. Minu arust on probleem selles, et ringmajanduse voorudes peaks olema rohkem vahendeid investeeringuteks. Ringmajandus ei ole lihtsalt konteinerite ostmine ja plakatite tootmine ja teavitustöö. Ka seal on vaja ehitada seda struktuuri üles, täpselt nagu jäätmemajanduses. Investeeringute jaoks peaks olema toetused palju suuremad. Teine on omavalitsused. Omavalitsused on iseenesest mõistetavana praegu võtnud seda, et tuleb toetada jäätmemajandust,
aga ma ütlen, jäätmemajandus peab olema kahane varu, ringmajandus on tuleviku teema. Omavalitsused, ma arvan, peaksid tulema täpselt sama jõuliselt ringmajanduse toetamise taha, nagu seni jäätmemajanduse. Ja mis on ka hästi oluline, et me ei saa siin selliseid lühiajalisi tulemusi või mõõdikuid seada, et milline see aasta või 2 pärast siis see mõju juba on olnud ja nagu me oleme tihti harjunud tegema, et sellel on pikaajaline mõju ja peab olema pikaajaline perspektiiv. Et lühidalt minu poolt kõik. Kui teil on küsimusi, siis nüüd on vist veel aega natuke vastata. Aitäh. Selline rokkiv tuleviku vaatamine, õigemini oleviku vaatamine, et muud ei saanudki sinult oodata. Ja üks küsimus on tulnud, et millal jõuab ringmajandus laialduselt ehitusse? Sinu prognoos? Ma ei oska seda öelda, et siin käib võidujooks ju kõigega. Millal peaks jõudma? Kohe. Ja siin ongi täpselt seesama, mida varasemalt on kogu aeg saanud mainida, et kõige keskkonnasäästlikum hoone on see, mis on juba olemas, mida hoida, isegi mitte restaureerida, vaid mida hooldada ja alles hoida. Et selles mõttes aina rohkem peaks sellele rõhuma, et olgu need omavalitsused või riik, ma arvan, et vähem tuleks ehitada uut ja rohkem korras hoida ja taastada vana. Sellest me hakkame kohe rääkima vestlusringis, et need liinid, kõik, mis siin on kõlanud, kokku tõmmata. Nii, siin on küsimus, kas me saaks mikrofoni ja siin on teine. Meil on otse ülekande jaoks vaja, selle pärast. Aga nii kaua ma ütlen, Rainer, et see Keskkonnainvesteeringute Keskusele soovitus selle ma viin siis Rohetiigri poolt edasi, me oleme partnerid. Aitäh. Mis töötab ka, jah? Et tahaks küsida, et kes on Paides need meie, kes sellega tegelevad? On need vabatahtlikud, on need ainult entusiastid või saavad nad palka või kuidas see asi tegelikult organisatsioonina toimib? Tegemist on MTÜ-ga, enamus on siis eraisikud, aga on ka linnavalitsus MTÜ liige. Paide linn on iga-aastaselt tegevustoetust andnud ja tegelikult oma finantseeringuga osaleb ka selles projektis, niinimetatud Norra projektis. Palka reeglina keegi seal märkimisväärselt saanud ei ole, et tegemist on ikkagi olnud kogu aeg vabatahtliku tööga ja ütleme, neid ringe võib seal nagu väiksemaks, suuremaks tõmmata, et selline aktiivne seltskond on, ma arvan, 4-5 inimest, kes pidevalt tegelevad ja olenevalt, mida me teeme, mida me korraldame, siis on need ringid ka suuremad. Et nii palju võib öelda, et meie eesmärk on ikkagi kogukonda aina rohkem kaasata, et kui meil nüüd ei ole võimalus enam ka selles uues kohas vana materjaliladu üles ehitada, siis meie eesmärk on see materjaliladu pihustada mööda vanalinna laiali, et vanu uksi, akned ja muid asju ei pea hoidma ühes kohas, võib-olla saab neid hoida erinevates majapidamistes, kui inimesed on sellega nõus, sellega nad tulevad ise kaasa kogu sellele protsessile ja nagu see kogukonna kaasamine selles mõttes õnnestub siis paremini. Ja teine küsimus oli siin. Aitäh. Igal juhul tervitatav ja väga tunnustusvääriv initsiatiiv ja tegevus. Minu küsimus on, kui kaugele praktikas ollakse jõutud selle ringmajanduse arendamisega? Kas see on praegu lihtsalt idee tasemel või on kusagil astutud ka praktilisi samme, et see kõik nagu töös ja toimimises oleks? Jah, et seesama ladu, mida me Paides Rikis pidasime, see toimis üle 10 aasta. Sarnased laod on olnud ka mujal. Eestis näiteks Tallinnas Rikk on sellist ladu pidanud mõnda aega. Mujal maailmas on ka, et Pilnes, siinsamas Soomes näiteks, Saksamaal on Trepsenis käinud Leipzigi lähedal. Et maailmas on neid ladusid ja Eestis ka mõni üksik, aga nad on sellised nagu rohkem sellisel õhinapõhisel tegevusel põhinevad asjad. Ma arvan, et riiklikud toetused ja omavalitsuse tugi peaks tulema rohkem appi siin. Aga kui riigi poolt ma võin täiendada, et Keskkonnaministeerium tegelebki ringmajanduse edendamisega riigi tasandil, on ka ministeeriumide ülene selline koostööplatvorm, on just avaldatud selline hetkeolukorra uuring, seal midagi väga rõõmustavat ei ole, ei ehituses ega jäätmete valdkonnas, kui vähe meil ringlusse võetakse selles mõttes.
ja siis sealt järgnevad erinevad meetmed ja tegevused, et seda soodustada ja parandada. Sest Euroopa Liidu poolt tuleb aina rohkem ju karmimaid nõudeid ja sellist kiiremat nügimist. Nüüd see Fit for 55 sellega nagu veel rohkem niimoodi nii-öelda kaaspõhja, kuigi see on halb paralleel. Aga aitäh, Rainer! Jätkame seda, võib plaksutada ka.